Selles videos näitan, kuidas alustada Iliases küsitluse loomist. Iliase küsitlussüsteemi moodustavad 3 eraldiseisvat komponenti. Esiteks küsimused, teiseks küsimuste varamud ja kolmandaks küsitlused. Küsitlust ennast ehk lõplikku väljundit tasub sul luua alles siis, kui sul on küsimused valmis tehtud. Küsimusi saad luua varamusse. Olgu ära märgitud, et küsimusi võid luua ka otse küsitluse sisse, ent sul on küsimusi lihtsam hallata, kui oled neid loonud varamusse. Seepärast näitangi esmalt, kuidas luua varamut. Küsimuste varamu on kogu, millest valid küsitluse sisse küsimusi. Varamuid võid luua mitu, vastavalt näiteks küsimuste teemale või tüübile. Küsitluse varamu saad lisada oma kursusele või ka mujale Iliases, kus sul on sisu lisamise õigus. Varamu lisamiseks ava uute üksuste lisamise rippmenüü ja vali küsitluse varamu. Anna varamule nimi ja soovi korral ka lühikirjeldus. Jätkamiseks klika nupul lisaküsitluse varamu. Ilmub kinnitus, objekt on lisatud. Leia ja ava loodud varamu. Avaneb varamu küsimuste leht. Küsimuse loomiseks vali paremal olevast rippmenüüst küsimuse tüüp ning klika nupul loo uus. Sõltumata küsimuse tüübist kirjuta alati küsimuse nimetus, autori nimi ja küsimuse tekst. Võid lisada ka sildi, millest on kasu kogutud andmete töötlemisel. Seejärel määra teised küsimuse tüübile omased suvandid ning klika nupul salvesta ja tagasi. Loodud küsimus on nüüd varamus. Saad seda muuta ja vaadata, millisena näeks seda küsitletav. Samuti saad valitud küsimusi kopeerida, teise varamusse tõsta, laadida alla XML failina või kustutada. Küsimuse kopeerimine on hea nipp, kui soovid luua uue sama tüüpi küsimuse. Kopeerimine annab nii-öelda karkassi, millele saad hõlpsa vaevaga uut küsimust ehitada. Küsimuse kopeerimiseks märgista soovitud küsimus, vali rippmenüüst kopeeri ja klika nupul OK. Seejärel klika nupul kleebi. Oma varamusse saad küsimusi kopeerida ka teistest samal Iliase installatsioonil asuvatest varamutest. Seda eeldusel, et sulle on antud teisest varamust kopeerimise õigus. Küsimusi, mis on loodud mõnel teisel Iliase installatsioonil, saad importida zip-kaustas. Mida rohkem küsimusi varamusse koguneb, seda rohkem on kasu filtrist, millega saad küsimuste seas kiire otsingu teha. Filtri avamiseks klika nupul Näita filtrit. Otsimiseks trüki sisse osa küsimuse nimetusest, kirjeldusest või autori nimest. Seejärel klika nupul Otsi. Filtri tühistamiseks ehk taaskord kõigi küsimuste kuvamiseks klika nupul Nulli filter. Kuvamaks ainult teatud tüüpi küsimusi, vali vastav tüüp rippmenüüst ja klika nupul Otsi. Märgistanud otsingu vastuseks saadud küsimused, saad nendega käsuri pealt tuttavaid toiminguid teha. Pane tähele, et küsimusi saad varamust küsitlustesse paigutada ainult juhul, kui seadetes on varamu võrku lubatud.